Külli, aga ütle mulle, mis on sinu jaoks armastus? Trakkas on nagu jaa! Aga siis proovi nüüd sõnadega olla. Imelises joogastuudios Shantis Helsingi kesklinnas ja minu vastas istub imeline Külli. Aitäh Külli, et sa kutsusid meid enda teise koju. Et sina oled nüüd pikalt siin Soomes elanud juba ja tegutsenud ja sa oled loonud siia Helsingi kesklinna sellise imelise joogastuudio, mis on nagu tõeliselt kaunis. Ning samamoodi sa oled ülal pidanud seda nii-öelda kogukonda siin Helsingis, et sa ei tee lihtsalt nagu joogastuudio tööd, vaid see sinu töö ja sinu tegemised ja sinu nagu elustiil ongi nagu tuua kokku siis neid inimesi ja toetada ja koos kasvada ja arendada, et vähemalt minul endal on jäänud selline mulje, et äkki sa Külli natuke räägid oma sellest tegemisest ja elust ja olust siin Helsingis. Esiteks aitäh Bella ja Igorile ka terviseid, kuna tänu teile ma julgen eesti keeles rääkida, sest ma olen natuke häbenenud või ütleme nii, et soome keel on nii suus, et ma olen harjunud soome keeles rääkima ja tead, vahest kui on sobivalt laisk, et ma tegutsen ainult soomlastega ja et ei pea oma sottapuita soome eesti keelt kasutama, aga väga hea meel, armsad sõbrad ja kallid eestlased, kuna tõesti olen Külli Kukk. Sündisin Pärnus, Tallinnas käisin koolid, aga siis kõik mäletavad Gorbatšovi ajal, perestroika ajal natuke hakkasid spordiinimesed juba liikuma Soome poole, oli niisugust rohkem rahvusvahelist värki ja minu isa, kui oli koondnaiskonna võrkpallitreener, tema palgati aastal 89 Soome treeneriks. Soome võrkpallijõuk otsustas, et proovime, et mida see Rein seal oskab, tead, natuke Nõukogude Liidu stiilis treenida Soome naisi ja neil läks hästi ja tema lepingut pikendati ja mina ja mu pikuvend, tähendab väike vend ja ema, me tulime aastal 90 Soome, et ühesõnaga 31 aastat olen Soomes olnud ja tõesti keel on natuke kange ja natuke ajab häbenema see, et on ikkagi eestlanna, aga tore, et tõmbasite mind koorest välja ja tõesti ma pääsin õppima füsioteraapiat, õppisin 3,5 aastat Boris füsioteraapiat, siis läksin Jyväskylä ülikooli jatkama, tegin maistritööd ma ei teinud ära, magistrit aga 4 aastat õppisin kõik põnevaid, kõik biomehaanikat ja igast spordivärke õppisin aga ma 15-aastaselt innustusin, oli jälle see Nõukogude Liidu Eesti ja joogat ju eriti ei olnud, aga mul juhtus nii, et mu ema, kes oli ka 9 aastat on Siberis küüditatuna, temale üks mustlaspoiss oli õpetanud India laule. Ja mu ema alati, eriti kui köögis, eriti sügisel, kui palju tehti moose ja marineeriti seeni ja kurke ja kõik kalad ja kõik marineeriti. Ema alati laulis nii, et rihning-nanna. Ta kohe nii läks niiviisi pehmeks ja musirullikeseks ja
ja mul midagi 15-aastaselt juhtus, nii et mul oli kohe siuke, et mul on nii igatsus Jumala järgi ja et ma olin siis sportlane, ma olin täiesti siuke, teate, Vene aja sportlane, tsikis käisin Tallinna spordiinternatkoolis. Sitius ja Altius Fortius oli minu mantrana siis aga see oli mingi nii põnev tunne, et kohe wow, midagi avanes. Ma mäletan praegugi köögis, kuna ma tõstsin mu rinna ja kohe nina ja südame natuke taeva poole ja kohe siuke mõte, et jooga, kus saab harjutada joogat. Kohe emalt küsisin, emalt ja isilt, need pööritasid silmi, et me ei tea. Mis see jooga üldse on? Ja et hull, nad teadsid, mis jooga on, aga mõtlesid, see on ainult India meeste kõhnade umbes külgluud on näha, et meeste nagu siuke harrastus ja mina noor tüdruk, 15-aastane, aga ma jonni jätnud, küsisin sõbrantsidelt ja koolikaaslased ka kõik umbes naersid. Aga siis ma taipasin ühelt mu sõbranna ema oli näitleja Estonia teatris ja tema kohe teadis, tema oli juba väga teadlik juba siis ammu ja soovitas mulle minna ühte rühma, see oli bussijaama keldris, kogunes pisike naiste rühm ja nii läksin ma kaasa ja nüüd 36 aastat hiljem ei või ära imestada, et vau, et ma olen nii õnnelik, et ma sellesse maailmasse astusin ja andsin oma pikku sõrme ja see on kogu naise viinud ja kogu elu, et väga tänulik, et emme laulis. Ja mina, midagi juhtus. See on küll väga ilus lugu ja siis sellest algaski nii-öelda sinu enesearengu tee. Kuidas sa jõudsid üldse nagu siia joogastuudio loomiseni? Et ka see oli päris julge samm sinus selline mitmekorrusel kulgeval joogastuudio luua ja Helsingi kesklinna. Et kuidas nagu see juhtus? Jaa. No see, et ma Eestis alustasin seal keldris, siis kui ma tulin õppima ja lõpetasin selle tsiki 19-aastasena, kolisime kogu pere ja siia Soome poole. No füsioteraapia seal ju palju ka räägitakse, muidugi mitte nii palju kui joogas, et kuidas meie mõtlemine ja meie tunded, kogu see hingeline pool, kuidas see mõjutab füüsikat, et loomulikult siis hakkasin mõtlema, et täitsa lõpet, et jooga on nii nagu sobib füsioteraapiaga kokku. Ja ma leidsin, Soomes oli jooga täitsa kohe olemas, olid nii-öelda rahvaülikoolid, kansalaisopistot, kus ma hakkasin kohe rühmades käima. Ja üsna pea küsisin mu ühelt joogaõpetajalt, et kuule, kus võiks joogaõpetajaks nagu õppida. Ja tema ütles, et Saarijärve joogaopisto, see on Jyväskyläst natuke 60 kilomeetrit veel ülespoole ja oligi nii, et ma alustasin õpingud ja siis nad said pähane see Soome joogaliit, et kuule, võtame mõni muugi eestlane, et Gunnar Aarma ja tema abikaasa Helju ja siis oli issand paar, ma ei mäleta nende paar naist ja üks mees, kes on Eestis nüüd, no ma ei mäleta nimesid, sorry. Sellest on aega juba mööda. Sellest on aega, aga Gunnar ja Heljut ma mäletan väga hästi ja ma natuke tõlkisin, kuna nemad ei osanud soome keelt ja mina sain olla tõlgina neile, nagu tõlkisin ja siis mul oli veel eesti keel täitsa kohe korras. Ja nii, ja siis kui ma Jyväskyläs ülikoolis õppisin, siis ma tegin tööd, ma olin juba õppinud joogaõpetajaks, töö ja kooli nagu kõrvalt ja õpetasin rahvaülikoolis kohe 6 rühma nädalas ja siis kui läksin Kuopiosse elama, seal ka õpetasin, ma olin juba füsioterapeudina tööl ja olin füsioterapeut, kes kasutas ühesõnaga joogat oma sellisena nagu heaolu wellness meetodina. Selline holistiline süsteem. Yes, ja no siis ma kolisin siia Helsingisse lõuna poole, kuna mu ema ja isa juba kolisid tagasi Eesti poole Pärnusse ja mul oli ka võimalus tulla siia. Et oled sa näinud ka sellist nagu väga suurt muutust inimestes, et mingisugune olukord või situatsioon on või mingi praktika, mida nad on teinud, on toonud sellise suure transformatsiooni. Oskad sa öelda mingit sellist head näidet?
oskan, no loomulikult klientidest päris palju, kuna ka Soome naised, mehed on arrad ja umbes, et kulgevad kui hallid hiirikesed, musikesed ja umbes, et ei palu vabandust, et sorry, et ma olen olemas, aga see, et me saame jooga ja tantraga ja tantsuga ja lauluga need sellest oma koorest välja tuua ja umbes tiivad laiali ajada, et kallis lenda. Et looda enda, sest neid on palju aastate jooksul. Aga endale ma mõtlen, kui ma võrdlen siis, kui ma olin tõesti Eestis elasin veel ja sportlane ja väga siuke ainult füüsika, absoluutselt null hingelisust, null ühendust nähtamatu maailmaga. Kuigi ma mäletan lapsepõlves mul oli, ma ei tea, kus ma selle välja võtsin, et mind õudselt UFOd nagu huvitasid, et iga õhtu läksin magama niiviisi, panin oma valged blondid lokikesed hästi ilusti sinna padja peale ja hästi panin ilusti selle pitsise teki kotti ja niiviisi teki ja kohe, et täna, et kuulge, treffid, täna öösel meil on kohting ja mis iganes. Aga ma ei tea, kas oli kohtingut või ei, aga sellest nagu vähemalt, et see mind oli huvitatud ja igast ravimtaimed ja selline nagu looduslikud ravimeetmed ja need olid, aga ühendust mingite inglitega või hingemaailmaga oli null. Aga see, et minul see transformatsioon, kuna mind on nii palju inglid aidanud täitsa kohe kas või olen olnud jooksmas, hommikul läinud, ma mäletan, see oli mingi kevadine päev ja ma jooksen Töölölahe ümber kolm tiiru ja siis oli ilus ilm ja ma kohe nagu, et jooks, kulges ja ma olin nagu keiukaine, nagu kuidas, haldjas ja hästi kerge jooksel ja ühe ringi järgi mulle täiesti hääled ütlevad, et Külli, sa pead jooksma täna ainult ühe ringi, 3 sa ei tule jooksma. Ma natuke mögisesin vastu, ütlesin, et näitasin umbes sõrmega, et vaata, milline päike paistab ja mul on nii hea enesetunne ja nii edasi. Ja umbes jooksin veel 100 meetrit juurde, ütles, et ei, sa pead minema koju, sa lähed koju, siis ma okei, ma lähen koju. Kohe, kui ma korruse majas elasin ja olin täitsa kindel, sest ma umbes voodist otse hüppasin jooksma. Ei mingit, ei tee keetmist, ei triikimist, ei midagi, ei söögi tegemist. Ja ma olin täitsa kindel, et no okei, et ma lähen vaatama siis, mis värk on ja kui ma ukse avasin, seal oli siuke suitsuais, et kuskil on tulekahju. Kui sa koju tagasi jõudsid? Kui ma läksin all uksest. Ja siis ma olin nii kindel, et no ei ole ainaga minu kodus, et kuna ma voodist otse hüppasin trenni riietes, et teen hommikujooksu ja siis läksin jalgsi nagu, et äkki kellelgi on abi vaja ja et ma lähen vaatama. Ja tulen 3. korrusele ja minu selle postkasti luugust sellest tulebki suitsu. Et minu kodu põleb. Noh, võtsin mingi teesärgi natuke nina ette, et umbes ja lähen sinna ja vaatan seal suitsus, et kus on see tulekolle ja oligi köögis oli teekeet ja täiesti juba leegid ja õnneks ta ei olnud kohe puiste kappide all, et muidu ta oleks kapid sütitanud, ta oli mul selle pliidi peal ja pliidi vaata see liesi tuuledin, no see ühesõnaga see pugu. Ohoh, soome keeles pugu on nagu kleit või whatever. Noh, ühesõnaga ja neid on palju, igasuguseid küll mootorrattaga sõites, et bensiin lõpeb kuskil Lõuna-Rootsi ja täitsa ei ole ja see oli veel selle ajal, kui ei olnud navigaatoreid ja oli nagu kaardid olid alles need paperi need mapsid, kaardid. Aga alati, kui ma palun, et kuule inglid, jumal nüüd näita ime ja tulevadki ühtäkki mingi suvaline bensiinijaam ainult mingis lääne filmides näinud siukest. Ei olnud kogu Soomes ja Rootsis ei ole siukest bensiini neid jaamu täiesti maha jäetud ja mingi suvalise metsatee kõrval ja saangi bensiini sealt. Et kõige õnnelikum ma olen selle üle, et ma tean,
et mul on ümber siuksed jõud ja kui mul on vaja neid ja kui ma palun, nad aitavad alati ja see on mu kõik muud asjad on soome keeles öeldavast kalbenee, et umbes jäävad kahvatuks nagu, et elu on imeline ja see teeb mind nagu, soome keeles on nööraks, et nagu nii tänulikuks ja just see, et Alice in Wonderland, et vau, et umbes iga hommik tõesti nagu silm särtsu ja uudishimuga uute 24 tunni kimpu, et pääseb kogema, et you never know what's happening. Ja seda on tegelikult küll ju sinu välimuses ka näha, et sa särad, sa tuled ruumi, siin on terve head lambid, head lambid tulevad näkku makku. Ja et kui sa ruumi tuled, et sa särad, sinus on seda powerit, elujõudu ja sellepärast sinu juures käivadki paljud inimesed, et nad kogevad, et sina oledki ühendus selle nii-öelda eluenergiaga, universumi energiaga ja sa suudad nagu teistele seda samamoodi nii palju pakkuda. Et see on imeline kuulda küll, et sul on sellised kaasteelised, kes sind juhatavad ja aitavad. Ja. Tore kuulda. Ja on kaasteelised, kes on inimese kehas ja vaatajad ja kuulajad ja me oleme, elu on põnev. Elu on põnev ja see kogukond on ka hästi oluline just nagu sa ütled, et me üksteist toetame ja peegeldame ja aitame ja et see ongi see inimeseks olemise ilu ja võlu, et me ei ole tegelikult siin maailmas üksinda, et me oleme sotsiaalsed olendid ja meil on vaja seda ühtekuuluvustunnet, see on hästi imeline. Aga oskad sa mulle külli rääkida, et see transformatsioon ja üldse see, kuidas sa nagu suhtled selle nagu nähtamatu maailmaga, et kas sul on ka selliseid nagu kas või enda seisukohalt sellised enesetervenduslugus, et kus sa tunned, et no nüüd on kõik, et ma ei saa või et nüüd ma annan alla ja siis nagu imeväel mingid imed juhtuvad, et mingid asjad paranevad või mingid midagi sellist lugu on sul oma pagasist meile rääkida? Jaa. No tahtsin jälle soome keeles ylipäätänsä, että minulle se, kuidas se on eesti keeles, antautuminen, surrender. Se on nagu mõne heas mõttes nagu alistumine, jaa. Sest mina ka endisena Nõukogude Liidu sportlasena ikkagi, sa kogu aeg mõtled, et minu lihased, mu head, kuidas on kooli tunnistused, et mul on nagu, ma olen tark ja ma olen tubli ja töökas ja mina oma meele ja lihastega, et siuke soturi, warrior energia. Saavutamise ja siuke. Teistele näitamine. Ja, aga see, et kui võtad ikkagi kaasa selle, et minust on hästi hea mantra, et tapahtuko sinun tahtus, et juhtuko sinu tahtmine nagu ja nii, et ei proovigi ainult oma selle materiaalse või selle oma kehalise ja füüsilise vormiga ja mis iganes läbi murda, vaan no lõdvestamine, hingamine, et näiteks nii, ma natuke läksin nüüd su küsimusest mööda, aga et täitsa kohe konkreetseid, no minu arust need see, et see, kuidas on lootmine, see usko, see nagu usk maa ja taiva, et kõik läheb just nii täpselt, et nagu, et nii mõnus, mul meeldib olla male, kuidas on see male nupuna ja ma tõesti nagu annan universumile, et hei, kasuta, pane mind sinna, pane nendesse kohtadesse ja et või selline ütles, et ole nagu, kuidas on, pintsel või kas või pastakas, ole nagu pastakas Jumala käes ja anna loojal kirjutada minu kaudu neid armastuskirju, rakkauskirjeitä ja armastuskirju. Et ühesõnaga sellisena nagu vahendina olemine ja kohe, kui sa pääsed sellesse pintslina või pastakana olemisse, et loomulikult see, et sa liiga nagu ei soorita peas, vaat on, mulle hästi meeldib olla nagu
lapsenomainen, suomen kielessä lapselik, selline lapsik, että on nagu vaatad oma lapse silmadega ja vau, et huvitav ja et siuke, jaa, see mind aitab väga, et ma ei proovi oma vasema ajupooliskuga selle ratsionaalse ja analüütilise ja loogikaga mõelda, kuna elama loomulikult minust on hea ütlus, et endisaja müstika on tänapäeva tiedettä, kuidas teadus. Jaa, et ne, mida vanasti joogid oma energiatega ja selgelt nägemisega nägid, et nüüd kvantifüüsika ja kõik see energiavärgid, et on masinad, mis loevad ja aga just see elu müsteeriumi imestamine ja ülistamine, et tõesti, et wow, now is wow. See suhtumine nagu sellesse hetkesse sellisena wow-na ja imetlusena. See on minust hästi põnev ja siis loomulikult hingamine, wow, siis see, et sa kohe hingad seda müsteeriumi ja seda imetlust ja rahu ja rõõmu ja armastust, mida iganes on vaja. Et nagu hingamisega annad sellist nagu taevalikku sööki, taivallista ravintoa. Et me sööme suu kaudu häid asju ja tervislikke, aga see, et sa hingad seda tervislikku praana energiat ja samamoodi kui toidule paneme, kes soola, kes pipart, kes tšilid ja karrid, et hingamist ka nagu maitsestada tõesti armastusega või julgusega või sädelemisega või mis iganes nagu asjadega, et see on üks täitsa kohe konkreetne. No siis see rüht, eigu rinda rottingille ja elu on nagu, kuidas on need eesti keeles, vaata, nüütikestid on soome keeles, et näiteks sõbrannad kokku ja kõik toovad midagi. Sina tood soolast pirukat või midagi ja mina toon kas või midagi magusat ja et igaüks toob midagi. Et me täiendame. Ja siis näiteks, et keegi ju ei too, kuidas seda eesti keeles? Nüütikestid. Nagu kõik nüütard. toob midagi. Jaa, kas on eesti keeles mingi? Igaüks toob oma osa sellesse riiki. Just. Ja see, et keegi ju ei tooks umbes mingid hallitanud mingid leivakönts ja tood parimat. Ja minu arust see, et inimesed ka tooks oma selle, see ei tähenda seda, et kõik oleks rinnad rottingille ja oma julgusega, aga see, et teine toob just sükest natuke nagu hergema sensuaalsemat energiat ja üks toob seda ja sellest tuleb nii armas see nagu peolaud, kui kõik toovad oma ja mina ju siis, kui on süke sportlik ja laiade õlgadega, mina tahan tuua oma sellist energiat, aga väga meeldib näiteks sinu energia, kuna see on nii armas ja sensuaalne ja süke naiselik, et kohe kallistaks ja kohe ja nii kui me kõik soul sisters ja brothers nagu suhtume ja näeme tõesti luoja nagu Jumala looja käsikirjoitus nagu nii, et käsikirjoitus igas inimeses ja taimes ja loomas ja ümbruskonnas, et minu arust need on sellised See on väga ilus külli, kus sa oled jõudnud ja kui sa igapäevaselt neid praktikaid ja neid tegevusi enda elus kasutad, siis see ongi tegelikult ju see elu elamine, see elu nautimine ja tänulik olemine kõigele ja see on nii ilus, see südames püsimine, et meil kõigil on elus raskeid olukordi ja kus me peame läbi tulema, aga sa ei lange sellesse madalasse energiasse, vaid sa püsidki selle lootmises universum tuleb ja näitab mulle selle õige tee ja ma astun neid õigeid samme, et ma olen hoitud ja kaitstud. Et see ei ole lihtsalt jutt, et kui sa eladki seda elu, siis see ongi nii ilus. Ja ka just, et nutmisega, et kas olen kange tönnima, minu arust tuleb pisar silma nagu kergelt. Just selle inimesena on hea olla, et me oleme homo sapiens, me oleme
me ei ole robo sapiens. Ja see, et nutta võib ka niiviisi umbes nagu masendunena ja niiviisi küürus, aga mul nii nutta sinna ülespoole ja paluda abi ja küsida, miks ma nüüd niiviisi, miks ma siin jälle samas situatsioonis kas või olen või ja just, et kui elu lükkab meile ette kas või neid igasuguseid kivid ja kaljutükikesi, et ära pane neid, ära lao neid niiviisi müüriks, aga pane nad niiviisi nagu horisontaalselt, kuna nendest tulevad nii head kivid, mille peal hüpata, edasi minna ja teemantid, mul meeldib hästi palju just see ka kindlasti see lapselikkus, et hästi palju metafoore, et just teemant, kuigi mul ei ole teemanti nagu, kuidas öelda, ehteid, aga ma kujutan alati, et mul üks teemant ütleb, et Külli, minagi sündisin kõvas selles puristus, pressure, tead, kõvas, tead, ja kõvas pinges ja vaatamust tuli teemant ja teemant enne, kui see kuskile sõrmusesse või kõrvarõngasse sobib, teda ju on hiotu, hingatu, lihvitud ja et elu lihvib meid, kõik need inimesed, kellega on raskusi tulla toime või elu, siis kui sa näed, et vau, mu hingeteemandid lihvitakse, see on nagu vastupidi, sa kohe, et vau, anda tulla vaan, et ei ole siuke, et voi, aga see on nagu põnev, et hingeteemand saab lihvitud ja igasugused siuksed krobelused sealt ära võetud, jaa. See on väga ilus metafoor. Jaa. Aga Külli, kuna meil on nüüd tegemist ikkagi tantrafestivaliga, siis oskad sa öelda, et mis on sinu jaoks tantra? Et iga inimese jaoks on tantra erinev, et me ei saa defineerida nagu üldiselt, mis on tantra. Me võime küll lugeda mingit definitsiooni, aga me oleme inimestena unikaalsed, et nii ka sina, et mis on sinu jaoks tantra? Jaa, no tantra on minust kogu elu, loomulikult võib elada just tantrisest ja teadlikult või siis lihtsalt, et okei, tööle koju ja kogu see minust see maskuliinse ja feminiinse, see teadlikkus ja selle teadlik kasutamine ja kuna ka paljud inimesed, me käime kursustel ja loeme raamatuid, aga siis me ainult jätame umbes need teadmised siia pähe mentaalsusesse, aga see, et kohe kõik need koolitused ja oivalluksid, arusaamised, et kohe nagu praktikas, kohe enda ellu ja no ma mäletan, kui mina ka kena naine, aga loomulikult on häbenemist ja mis iganes just, mida meie kogu ühiskond ja vanemad ja koolisüsteem on meile nagu süstinud sisse, et sa ei kõlba ja tead, ära nii laula kõrgelt ja kõva umbes, et ole natuke pisem ja väiksem ja mis iganes, aga minust tantra kõik need, kuna ka joogas ju vaata, joogas praktiliselt 3 silmad kinni ja tasakesi, et mõnele inimesele jooga isegi võib teha isegi nii, et sa lähed veel kinnisemaks ja umbes veel siuke narrow-minded. Aga õnneks leidsin selle tantra üsna kiirelt nagu jooga juttu ja tantras karjume ja nutame ja oleme palju julgemalt ja vabaudunemalt, ei ole nii askeetiline värk kui jooga, et minust jooga ja just see tantra sobivad väga hästi ühte, et just alati ka joogatunnil me raudselt tantsime, me teeme igasuguseid tundeid, vabandavaid harjutusi ja et nagu, kuidas see on, hüväksyme ennast. Võtame ennast vastu. Ja minust on nii armas mõelda, et kas või alemad tšakrad on kas või see eluka, kuidas see eesti keeles on? Elukas. Nagu olen nagu rohkem looma, nagu tiigri värk ja siis süda on inimese tase ja siis kurku ja otsa ja see kruunutsakra on nagu need ülemad kas või ingli ja minust on nii põnev olla
soome keeles on sõna tunneälykäs, et su süda ja intuitsioon teab, et mis situatsioonis sul on vaja olla rohkem näidata keelt ja küüni ja mis iganes ja siis mis situatsioonis on väga õige ja just olla nagu inglina ja minust on põnev inimesega olla nagu kameleonti. Kogu aeg siuke tilanne taju jälle, kuidas see eesti keeles nüüd on, ma ei tea. Vastavalt olukorrale, jaa. Et ei ole... Naistena tegelikult me väga hästi oskame seda tegelikult kasutada, kui on olemas see teadmine. Aga meie see kallis tiigerlõvi on nii nagu taltsutatud täiesti nagu oleks isegi nagu loomaaias, kuna me istume nii palju ja jalgu ei levita ja kättega. Ühesõnaga meil on aga minu arust tantra on teinud minust palju rohkem nagu julgema ja kuidas on really wild ja juicy, mida tavalise jooga, klassikalise joogaga küll raudselt ei saavuta, et seal peab olema see tantrine nagu nägemus või see mindset selline, et võib oma ellu ja just joogasse, väga paljud on tantrat joogasse, et siuksed klassikalisi askeetseid, siukseid kuivi asanaid eriti ei tee, et seal on alati mingi, et tavaline, et maskuliinne, aga siis see, kuidas on asenne? Asend? Ei, asenne on eesti keeles vaata see, et millise suhtumisega, et seal on alati see ihana shakti ja see shiva ja see kosminen abielu, et kuidas need kosmiliselt tantsivad ja mis iganes ja nii, tantra, et olen oma ise, ma julgen olla, ma ei tee ennast väiksemaks, ma ei palu vabandust, et sorry, et ma olemas, kuna see teadlikkus, et ma pean olema just selles hetkes ja toon selle oma originaalse essentsi nagu kõikide kasutusele ja see mängulisus, see voolavus. Väga ilus. Wow. Aga Külli, võtpala, kas oskate tuua mingi sellise väga raju mingi tantra kogemuse? Nii raju, kui sa julged nagu siin kaameras võib-olla öelda, aga mingi sellise nagu vau-kogemuse, mida sa oled läbi tantra saanud. Et mida sa näiteks juba läbi jooga ei ole saanud. Et tantra on ka nagu palju rohkem kehalisem. Et me kogeme maailma läbi keha. Et on sul mingid sellist rajut kogemust, sellist põnevat kogemust? No ma arvan, et kui neid on palju tegelikult hakkab peas vilisema, et mis iganes, aga ma arvan, et see, et kuna joogas ikkagi ollakse riided seljas, et paljuga on just Ibitsal kas või tantrafestivalil või Ibitsal naiste goddess jooga või tantrakursusele käinud, et just see, et sa tõesti julged olla nagu täiesti naked. Ma arvan, kõik endal pealt maha, kõik kihid ja rollid. Kõik kihid ja rollid ja riided, kuna ma arvan, et see ja tõesti nagu, et kuna ikka naisena, et nüüd on kintsud paksud, põlved seda, aga siis, kui sa tõesti oled seal ja võtad vastu nagu inimeste, kuidas on, kehu ja kuidas see eesti keeles, et inimesed ütlevad, et oi, sul on nii armas kael ja just see vastuvõtmist ja tõesti nagu sa oled, sul ei ole hilpu ümber ja siin sa oled ja et kuidagi ma arvan, et need on ehk sügavamad ja kuna see, et mulle väga füsioterapeudina ma armastan inimesi katsuda, et ma arvan, et mõnel on see, et ei julge nagu puudutada teist ja kallistada, mis iganes, aga ma füüsilisena naisena, see ei ole mul kunagi olnud probleem, aga ma arvan, et oledki sina ise ilma maskita. Ilma maskideta ja ilma ja kõik on. Siin ma olen. Aga
selline natuke laiem ja esoteerilisem küsimus võib-olla sulle, et mis on sinu jaoks elu mõte, kui sa saaksid nüüd niimoodi lühidalt nagu kokku panna, et seda võib ka väga pikalt avada, aga selline lühidalt, et mille järgi sina nagu juhindud oma elus, et mis on sinu need perioodid või elu mõtted või mõte? Jaa, no mäletan juba siis ausalt, kui joogaga tutvusin ja ma mäletan mõned ka just küsiti, et mis on elu mõte, siis ma alati vastasin, et ma tahan valaistua. Kuidas see nüüd on? Valgust, jaa, et see oli mu nagu, mis iganes see tähendabki, aga nüüd niiviisi täiskasvanuna mul ei ole sellised kohe nagu valaistamine, et see tuleb, kui see tuleb, aga see matk sinna poole ja just see, et olla inimene, tõesti hea südamega, armas, kallis inimene, kes kohtleb vist on eesti keele sõna, ennast armsana, tõesti näeb jumalikuna ja armsana ja teab, et nagu et elu võib olla lühikegi või nagu ühesõnaga, et on valmis, on nii, elan 100%, et näiteks kui ma peaks täna õhtul ära surema, ma teen selle nii hea meelega, et ma tõesti nagu olen nagu, kuidas see on, eesti keeles on raskeid siuksed et tiiba-taaba siukest pinnalist juttu ma oskan, aga just sellist nagu sa oled võib-olla elanud, et sa oled nagu kogenud seda elu, et sa ei ole kõrvaltvaataja. Jaa, et olen täiesti kübällä. Soome keeles kübällä olen olnud elus kaasas ja ei ole jätnud midagi elama, et nagu, et siis kui ma jään pensionile, siis ma hakkan elama, aga tõesti nagu 100%. Ja no see, et ka, et on läsna, on kehas, et ei ole kogu aeg peas ja oma mõtetes ja mälestustes, et oskan olla kehas, oskan kehas nagu tunda ja oskan energiat liigutada ja osaan nautida minu arust see tõesti, et ma naudin, ja olen tänulik, et ma olen saanud tulla nahkadesse ja olla siinä kübällä. Mulle meeldib õudselt palvetada, mul nii meeldib kulgeda lihtsalt linna peal, mis iganes ja kui ma näen, et oi, sellel tädikesel on suu niiviisi ja oi, see mees otsib õnne pudelist ja alkoholist või mingit iganes või see paar lihtsalt someteleb, on seal küürus oma telefonide teel ja mul meeldib saata ingleid ja abi, et mul meeldib kulgeda ja jätta kaunid jäljed endast, et kuhu iganes, et kas või tead, vajutan trammi nuppu, et see trammi uks lahti läheb, mul meeldib nagu levitada sinna trammi kaunid energiat, et teha nagu magic, et jätta tõesti need kaunid jäljed või kui keegi on visanud prühijäätise paberi põrandale või asfaltile, mul meeldib see panna, et mul meeldib olla ema, kuigi mul ei ole omi sellised nagu bioloogilisi lapsi, aga ma tunnen, et mul on nii palju sellist emme energiat ja just sellist tissidest, tantrist, ema energiat, et piima neist ei ole tulnud, aga neist tuleb palju sellist tantranaise energiat oma kaasõdedele ja vendadele ja. Külli, aga ütle mulle, mis on sinu jaoks armastus? Hea küsimus, Bella, aga just oma vigase eesti keelega nii suurt asja välja tuua, aga ma ütleks tõesti, see on nagu wow, siuke räjähdus, siuke plahvatus. Loomulikult armastust on erisugust, on inimeste vahelist, aga inimesed ka ise ma ei ole, mulle ei meeldi selline suhe, kus on umbes raha ja seks ja see, kuidas on valda, kuidas on eesti keeles valda? Võim ja et nagu vahetuskaupa, et no nii, ma annan sulle seda ja et seda ma ei pea armastusena, see on lihtsalt vahetuskauba käimist. Aga see tõesti, see nagu
jumalik, see, et lihtsalt sa hyväksyt, sa näed, mul meeldib näha tõesti see looja, on ju eesti keeles võib ka öelda, looja ja looja kõigissa luoduissa, sa oled looja ja see respekt, see tõesti nagu ja just see, et et see soome keeles on myötätunto, see, et ma tean, ma tunnen nagu kaastunnet, mis kõik värgid sinagi oled käinud läbi ja mida mina olen käinud, et see kuidagi see armastus, et voi kallikene musikene, et I bow to you, et vau, et tubli, et sa oled kõigest sellest läbi käinud ja siin sa oled armas, et kuidagi see armastus kogu su hingeketjule, et mida, kuigi ma ei näe, ma ei tea mida, aga ma tunnen lihtsalt, et me kõik hinged, mis see historia, ajalugu ja kuidagi see, vau, see on nii kaunist, kust me oleme tulnud, mida me kõik teos, mida meiegi võib-olla õdedena olnud kunagi või kuna see nagu see hingede sügav sümpaatia ja vau. Ja nii kui me näeme nagu kõiki inimesi kuidagi, eriti need, kes tulevad lähele, kes on armsad, et see on et minevik ja tulevikust ei tea, aga see, et vau, tänulikkus siitä, et me oleme kohdanud ja tunneme seda armastust ja sellist sümpaatiat ja loomulikult siis need, kes on lähedasemad ja kellega on kohe rohkem intiimsed, loomulikult siis on veel sügavam see menneisyyden, nii selle mineviku ja põnev nagu üheskoos mõelda, et kuidas me nüüd selles elus saame teineteist toetada ja abistada veel selle matkal eteenpäin edasi ja siis loomulikult see armastus nagu minu arust see ühendus just see, et see suur kosmiline armastus just oma guides, kes tõesti ütlevad, et küll ära jookse kolm tiiru, jookse üks tiir, kuna sul kodu põleb või et okei, me aitame sind, kui sul on vaja ja minu arust ka see, et mulle eriti meeldib see, et ma kunagi ei ole niiviisi, ma olen päris rajusti loojaga, ma olen kirunud, kurat, kui sa nüüd ei aita mind, ma ei usu sind ja umbes niiviisi, et mul meeldib see, et on selline humoristlik suhtumine selle eluga ja et tõesti Ingrid ja looja ei ole, nagu ta annab mul kiruda ja elada nagu ma olen, rajusti ja hellasti, et ma saan olla mina, et ma ei pea, et just, et see kuidas see hyväksyntä, see aksepteerimine on nagu kuidagi totaalne. See alistumine elule, eks? Jaa. Et sa ei võitle pidevalt eluga. Jaa, surrender nagu pehmita, et hei, et mina tegin oma osa, ma tegin nii hästi, kui ma sain, et nüüd mul on vaja abi, et aidake teie nüüd ka ja et kuidagi ja just see humoorikus selles kogu hingelisuses. Et kurb olen, kui inimesed võtavad hingelisuses, et see on nii tõsine, kuna just joogamaailmas ka, et on nii tõsiselt. Minu arust see huumor ja see kepeus, see kergus, kuna see on ju energeetiliselt palju nagu korgempi värähte, et nagu kõrgema vibratsiooniga ja et hingelisust nagu kergemalt ja siukse rõõmuga ja just siuke nagu gospel, mul meeldib nagu see gospel, kui inimesed ülistavad Jumalat ja nad tantsivad ja see on kohe näha, et selline ainult siuke hingelisus, kõik kes, kellele see meeldib, tehke, aga ise olen siukse laulu ja tantsuga armastan loojat ja elu. Väga ilus, aitäh sulle, Külli. Aitäh, Bella. Kallis. Ja aitäh kuulajad, et te kõrvad umbes, ma ei tea, mida jooksevad sellest sotaputa keelest, aga noh, what to do?
nii juhtub inimesele, kes ei räägi vahest, kord nädalas issiga helistama, aga issiga tüüpiline Eesti imel, et ja kuidas sul läheb ja kalli ja musi ja see on siin. rohkem siis ei tulegi, eriti räägitud, aga tore, et sain võimaluse ja suur tänu kuulajatele. Aitäh.